et kõik toimub nagu robotitega. Ai, kindlalt. Ma arvasin, et ma ikka hakkan nägema mingeid... Hiina lapsi. Et nagu me ise nagu oleme seal Hiinas. Hästi toksiline. Seda, ta lisab seda, kui selle hindaga nagu. Et vaatame, analüüsime, kas see reaalselt tasub ära kõik see tootmine. Mina ei ostaks, kui see on üle 10 euro. Ei, siis ei olnud eurotki, kui mul see oli. You and you are. Nice muss on ju. On küll, jah. Õinapõine podcast. Let's go. Tere. Mina olen Saara ja teie kuulate Õinapõine podcasti. Minu kõrval on Ako. Ütle ka midagi. Tervist, kutid. Tervist. Ainult kutid või? Daamid ja härrad, ma olen tagasi. Ako on tagasi ja kusjuures fun fact ka, Ako tegi täna esimest korda meile intro, nii et tal on ka nüüd selge, kuidas need asjad siin käivad. Aga kallid kuulajad või vaatajad, siis mainiks ikkagi jällegi üle, et mida te siis kuulama või vaatama olete tulnud, et kas sul on see tekst peas juba või? Ei ole. Hästi, ma siis loen siis ise. Õinapõine podcast on tehtud Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite poolt. See on iganädalane annus huumorit, teadmisi ja ebareaalne kogus kõrvalepõikeid. See on nagu ekspertide meeskond, kes on kokku tulnud selleks, et rääkida kõige tõsistemast teemadest, ainult miinuseksperdid, nii et istu maha ja naudi meie üleheli seiklust. Järgmine kord, Ako, kui sa siia tuled, siis sa loed selle ise peast, on selge, jah? Just nii. Jah, väga. Mis siis veel? Ma nägin seda. Ei, meil oli kunagi juttu sellest, et see inimene, kes ühineb meie podcastiga, peab teadma seda nagu... Ma tean, aga mul on haugimälu. See on nagu mu esimene vabandus, aga ei, nagu ma olen mees ja ma ütlen, et ma õpin ära. Ehk siis naise sõna ei tähenda midagi või? Ma olen mees. Okei, ma natuke lähen sinna vanasse osasse tagasi, aga ma igatahes katime ära. Sa mängid tulega? Jaa, veits küll. Sa mängid tulega. Aga täna jällegi soovitan istuda ekraani taha ja vaadata ka, mis me siis teeme siin. Täna me ei ainult jutusta, vaid Ako, mida me vaatame? Ühesõnaga, täna me vaatame YouTube'ist erinevaid How It's Made, ehk siis behind the scenes, ehk siis on mingi toode, on ju, vahepeal vaatad ka poes või üldse lähed kuhugi, nagu okei, äge, aga kuidas see reaalselt nagu loodud on? Nagu kas sa vahepeal vaatad autot, seda rehvi näiteks, et lihtsalt, ma ei tea, 2000 aastat tagasi, polnud isegi WC-paberit, et vetsus käia ja siis nüüd on meil rehvid, on ju, et mis värk on. Nii et täna me vaatame osasi asju, kuidas need tehtud on, enamasti toidud, mis me endale sisse ajame, on ju. Või mida igapäevaselt kasutame. Täpselt, ja siis kommenteerime, vaatame, mis arvame. Okei, pane siis käima. Okay. Sa jagad seda internetimaailma paremini kui mina. Oi, ole asi. Nii. See oli, pean vabandama, mul jäid asjad lahti maitatunnist. Okei, siis esimene, mis me vaatame, on siis õhupallid. Kas see kuuleb? The sight of a balloon floating in the air sends a message that you're special. But balloons weren't always so delightful. In earlier days, they were made of dried animal bladders, a bit of an unpleasant concept. In the 19th century, someone invented a rubber balloon, and that trial balloon took off. Oota, kõigepealt, mis lapsed mängisid siis ma ei tea, see haises ka või? Tegid sünnipäeva ja siis terve tuba haises nagu... Ma ei tea. Balloons were first mass-produced in the 1930s, and after that, the sky was the limit. To make balloons, dye is poured into a tank of latex.
It's filtered through cheesecloth to remove any lumps. Agitators at the bottom of the tank mix it up for 15 hours. This distributes the colour and it also keeps the latex active so it doesn't congeal. See oli päris satisfying vaatamine, jah? Oli küll, jah. Ma olen päris palju näinud, et nad kasutavad seda, mis seal ütles juustuse kott, mis ta on. Täitsa huvitav asi. Mulle meeldis see, kuidas need värvid seganud asjad. Aga noh. Kas üldse siukseid balloone on olemas, nagu on niimoodi värv niimoodi? Jaa, kindlalt. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et sa oled võib-olla autismispektrumil, et siin nagu sulle meeldivad sellised värvi asjad. Miks? Ma ei tea, tavaliselt öeldakse. Või oli see mingi ADHD? Tavaliselt öeldakse. Kas sina nüüd ütled minu kohta nii või? Või nagu see on päriselt mingi levinud? Ei, see on nagu päriselt. Või oli see ADHD? Ma tean, et see on mingi see, et kui sul nagu meeldivad niisugused asjad, et see on nagu mingi geeks. Ei no, ma ei ütle sulle halvasti, aga sa ei kujuta ette palju mulle öeldud autist on. No, aga nad ei ütle ju midagi valesti. Ei, ei ütlegi. Ei, aga tead, et Michael Phillips kuulus öeldakse, et on ka autist. Keegi ei suuda nii palju korra kujuda, aga vaatame edasi, mis siin. Ma tahan näha, kuidas neid ma lihtsalt ütlen, et ma tegin nalja, on ju. Ei, ma tean, et ma olen autist. Ei! These balloons come in 53 different shades. Nozzles spray hot water onto balloon forms to clean them as they move Hot water. Onto a system of rollers. A fixture then flips and dips the forms into a tank of coagulant that carries an electrochemical charge, which will attract the coloured latex. Aga ma inimestan, et kõik toimub nagu robotitega. Ai, kindlalt. Ma arvasin, et ma ikka hakkan nägema mingeid... Hiina lapsi. Need ei olnud minu sõnad. Need olid Ako sõnad. Oh my god, Ako! Jesus Christ! Master on tajurtud. Oh my god. Ei, aga ei, tänapäeval ikka selles suhtes, kui sa oled nagu miks me siin koolis ikka käime, et meil on niisugused vennad, kes nii panevad need kokku ja siis me saame happy balloons. On this fixture are balloon forms freshly dipped in blue latex, while below, a tank full of latex rises, coating more forms on the underside. Once this job is done, the fixture flips back. Kas sa paned tähele, et vaata see värv tuli, on ju? Et ma ei tea, kas see oli see, et ta nii aeglaselt liikus, aga need ei hakanud nagu tilkuma. Aga see on ju tummine. Moving the balloon forms to an upright position. While below, another tray of balloon forms takes the plunge. The latex dries quickly as a conveyor moves the balloon forms forward towards spiraling brushes. Oh! The brushes roll up the bottoms of the balloons, creating lips. The lips will make it possible for people to grip the balloons in order to inflate them. Sinna taha saad mõnusalt oma hambad panna, kui sa puhud täis seda. Jaa, hambad. Ja inimesed ikka mõtlevad kõigele. Ei, no paned ju, kuidas sa puhud õhupalli täis. See ju nagu... Mina vist hammastega. Ma ei ole päris kaua nii-öelda... Või mida sa teed? Kuidas sa puhud õhupalli täis? Nii tugevad lõuad. Et... Nagu sa puhud ainult huultega või? Ma ikka hoian aastaga kinni ja siin... Ma ei tea, ma olen skeemitaja, ma olen osav enda suuga, et ma ei pea nagu muretsema. The fixture flips again, and the balloons nosedive into a hot water bath. They soak for up to 16 minutes. This step is critical,
it leaches out all the impurities, including a protein that causes latex allergies. The hot bath also triggers vulcanization or rubberizes the latex. The balloons travel to another station. Here the fixture dips them into a mix of... Nagu minu meelest on juba ammu need valmis, nagu mida nad arutavad neid, nagu ammu on ilus kuju, ammu on ilusti ära rullitud need ääred. Ja. Mõtlen sama, et nagu need kemikaalid, et sa ei saaks vähki või sa ei saaks, ma ei tea, mingi haigust või mingi allergiat, aga nagu alloo sa saad igast asjast tänapäeval vähiallergia nagu. Nagu näiteks? Nagu näiteks? Mine poodi osta endale, ma ei tea, mingi töödeldud hakklihana. Sa saad vähi. See ei ole otse põllu pealt lõigatud noaga ise. Aga mis on see, millega sa täna kokku puutusid ja mis võiks tekitada vähki? Red Bull. Sponsored by... talcum powder and water. This will allow them to be more easily stripped off the form. Kaua see video kestab? Ma ei viitsi vaadata seda, lähme siia lõppu nagu. Oppari! Lähme siia. The test of inflation. Testitakse. A machine blows air into a huge heart-shaped balloon. And the heart swells, but doesn't break. See on nii nunnu, aga kas kondoome ka testitakse? Ma ei tea. Vaatame veel, siin oli päris palju huvitavaid asju. According to one theory, mayonnaise originated in the town of Mahone in Mayonnaise! On an escalator. It's going Spain, upstairs, where it so was see known you as later. salsa mayonesa. Mayonnaise makes sandwiches zestier, turns canned Mayonnaise! tuna into tuna salad, hard-boiled eggs into egg salad, and is a creamy dip for French fries Belgian style. Vaata seda saia, miks ta nii tükiline on? Või nagu miks ta nii täpiline on? See näeb nii fake välja. Mayonnaise recipes vary, but all have Mayonnaise! eggs and oil as the main ingredients. The eggs can be all yolks, all whites, or a combination of both. At this mayonnaise factory, the Mayonnaise! raw eggs arrive in liquid form by tanker truck. They've been pasteurized to kill off salmonella and other... Vaata nagu ma olen tavaliselt nagu friendgrupis see vend, kes on nagu surmtõsine, ütleb, kuidas asjad on ja ma olen suht kindel, et sa oled spektrumil. Mayonnaise on an escalator. Ei, aga see on ju naljakas viis, kuidas hääldada seda. Mayonnaise! They're common bacteria. The egg supplier has also cleaned and sealed the tank valve, an additional food safety precaution. A worker clamps a sanitary evacuation hose to the tank, then with a few blows of a mallet, releases the valve. A pump draws the eggs through the hose into a refrigerated receiving tank. The second main Kas sa oled ise teinud majoneesi või? Ei. No. Ma imelik soy. Miks ma ostan ikka? Ma olen kuulnud, et ise saab ka majoneesi teha. Kindlalt saab. Muidugi saab teha. Miks ei peaks? Lihtsalt nagu ma ei ela talus, mul ei ole niisugust aega, et ise keevitada endale majoneesi. Ma isegi ei söö majoneesi tegelikult. Kahjulik. Sina valisid selle video ju? Jaa, majonees on huvitav lihtsalt. Ega see, et ma ei söö, ei tähenda, et see huvitav ei ole. See on niisugune, mõtle, möks, hot dog. Soybean oil arrives by a railway tanker car. Like all bulk ingredient deliveries, for food safety, the tank is sealed at the supplier to ensure it isn't opened prior to arrival here. A pumping system transfers the oil to a large holding tank. Meanwhile, factory workers weigh out the ingredients that make up this company's secret blend of spices. Next, they mix this spice. Teadsid või? Kas sa teadsid, et punane toiduvärv tehakse parasiitputukatest? Jah. Vaata, mis värv see on. Okei, see on... Ja see ei ole tegelikult värv lisand, aga... Ma tahtsin dramaatiline olla.
with white vinegar, cider vinegar, and salt. Aga kui me vaatame seda videot ja saame kõik nagu koostisosad teada, siis me võime ju ise teha ka majoneesi. Nagu Tehniliselt täpselt selle sama, mis seal on. Naised köögis volgaks. A pH level indicator and deionized water to check the acidity level. Once the mayonnaise passes quality control inspection, this rotary filler dispenses it into recyclable polyethylene jars. Nice. It fills each jar in just a quarter second. Okei, see oli aus, selle pidime ära vaatama. Nüüd võtame järgmise video. Sina valid? Mina valin, ma tean, ma lihtsalt teen. Kiri kuhugi allapoole, kuhugi äkki midagi. 6.5 hours later. This is Michael, a Wagyu cow worth so much money that he has his own security guard. In this video, we're going to see where Wagyu... Sorry, mu alter ego on siia peale jäänud. Jah, nii, korras. comes from, how it's auctioned and sold for millions of dollars each day, and how it's eventually broken down and served tean. And I came to Kobe for a reason. All Kobe beef comes from Wagyu cattle, but not all Wagyu beef is Kobe. If Wagyu is your average car, Kobe is a Ferrari. Just for some size comparison, I am 6'3", and this cow is almost as tall as me. I didn't know that they could be that big. I would not want to mess with this guy. Hey, buddy. See on ju aia taga sul, mida sa kardad tast? Mõtlen sama mingi Ameerika britipoina. Mul on 6 kuul. Sa oled rassist, sul on nagu... Okay. Ma olen aus. Ma ütlen asju välja nii, nagu ma arvan. Aga kui sa teed nalja nagu või nagu, kas siis nali ei ole mingi kaitse või mingi... Jaa on, aga nagu ma ei kaitse ennast praegu selle eest, et mingi britipoi valge ameeriklane ma ei tea, saad aru. Ei saa, sellepärast ma küsisin. No see pilu siin, see, kui ma kommenteeriks seda, siis sa võiks öelda mulle rassist. Aga see, okei. Ma arvan, et ärme rohkem puuduta seda teemat, sest tundub, et Akole on see väga südame lähedane. Ei, rassism või? Jah. Ei, rassism on jumala äge. Minu meelest seda ei eksisteeri ka otseselt. Võib-olla siis, kui ma reaalselt nagu mingit looma solvan, aga loom ei saa aru. Loll karu. Peasi, et meid nüüd kohtusse ei kaevata. Ako sinu pärast. Ma esindan ise ennast. Usunaga-san, thank you for inviting me to your farm. This man here is responsible for raising some of the most expensive cattle on earth. And when he started, he had just 50 cows. But now he has over 500 cows. And this is just one of the many barns that they have here on the farm. Wa in Wagyu means Japanese, so Wagyu means Japanese cow. Kas siin on peale loetud? We start by going and seeing the baby cows. Ütled, ma olen rassist. Okay, let's go. So these are... Ei, palun lõpeta ära selle jutuga, ma ei viitsi kuulata seda. Okei. Peame mingi uue video võtma. Day 2. Pane see laavalamp. Ma tahan seda näha. 6. Have you ever been mesmerized by the soothing flow of a lava lamp and wondered how it's made? In this video, we'll take you behind the scenes to show you the intricate production process of these unique decorative items. Lava lamps have been popular since the 1960s, Lava lamps. and their Mayonnaise. popularity continues to grow today. But have you ever thought about what goes into making one? From the materials used to the production process, quality control, design and sustainability efforts will cover it all. So sit back, relax, and let's dive into the world of lava lamp manufacturing. Näed kunagi, aga me ei tea praegu selle hindaga nagu. Nüüd vaatame, analüüsime, kas see reaalselt tasub ära kõik see tootmine. Siis nagu mina ei ostaks, kui see on üle 10 euro nagu. Ei, siis ei olnud eurotki, kui mul see oli. Ma räägin. Okei, chillame, vaatame. To make a lava lamp, you'll need 3 main components: a glass bottle, wax, and liquid. The glass bottle is usually made from high-quality borosilicate glass, which is heat-resistant and can withstand the high temperatures needed for the lamp to work effectively. The wax used in lava lamps is typically a mixture of paraffin wax and microcrystalline wax. This combination creates a dense, blob-like shape that rises and falls in the lamp. Different colors can be achieved by adding different pigments to the wax mixture.
The liquid used in lava lamps is usually a blend of water and a special solution that contains various chemicals. This solution is responsible for the unique lava-like flow of the lamp. The chemicals used can vary, but often include sodium or potassium salts, and sometimes even... Ma alati tahtsin teada, mis siis saab, kui ma lõhun selle lavalambi ära nagu. Kaboom! Ei, aga Ja. nagu... Mina ei tea, mingi möks läheb maha lihtsalt. Aga nüüd ongi see, et sa ei saa ära seda pärast kuskilt, ma arvan. Ma arvan küll. Ma nagu nii niukene chemistry vend ei ole, aga nagu tundub, et ei ole hea, kui läheb maha. No, mingid waxid ja värgid, särgid. See on huvitav, jah. An antifreeze. It's important to use high-quality materials in the production of lava lamps to ensure a safe and effective product. Lava lamps. Poor quality materials can lead to safety hazards, such as glass breakage or leakage of the liquid and wax mixture. Additionally, lower quality materials may not produce the desired lava flow effect or may not last as long. In the next section, we'll dive into the intricate production process of lava lamps to show you how these materials are used to create the mesmerizing effect we all know and love. The production process of lava lamps is a highly intricate and precise operation that involves several steps. Here's a breakdown of how it's done. Step 1. Glass blowing. Okei, blow, glass. Nii. Ma teen alati niimoodi. Jep, niimoodi. Aga see on suht aus, ma kasutan ka kogu aeg seda. Kogu aeg nagu. Ei nagu, jaa, mul on brain rot nii palju juba. Nagu TikToki, aga vaata, sul on need lühikesed videod, on ju. Ma ei vaata neid. Mul ei ole TikTokigi. Sa arvad, et sa oled paremis kui meie või? Kes vaatavad TikToki või? Ei, mul on lihtsalt rohkem aega. Või no, mul ei ole aega tegelikult ju. No ma ikka õhtul enne magama minekut vaatad ikka neid. Aga vaata, jah, see on nagu halb harjumus. Sest nagu iga video mingi 5 sekundit, 10 sekundit sul ma tahan veel. Aga kui ma neid videosi vaatan, siis ma vaatan neid sealt Instast. Ehk siis põhimõtteliselt, kui mingi asi läheb vairaliks, siis ma naeran alles 2 nädalat hiljem selle üle. See annab tunda. Aga ma ei pea olema nii moodne. Ei peagi, aga lihtsalt nagu ükskõik TikTok, Insta, YouTube, Reels, mis iganes on ju, Shorts, et see on nagu see on niuke brain rot, et see kõik peab nii kiirelt liikuma. Et siin ka praegu vaatame 8 minutit. Ma oleks kodus, ma oleksin ammu juba. Meil tegelikult peaks nagu vist 2 video olema. Ma kuulsin, et noortes ja see on see, et nad suudavad vist paremini fokusseerida. Jaa, see on niukene Minecraft parkour käib taga, vaata. Ja. Meil oleks seda vaja. Many months later. Lamp is creating the glass bottle. The glass is heated and shaped into a cylindrical form, then blown into the classic shape of a lava lamp. The glass bottle is then cooled and inspected for any defects or imperfections. Step 2. Filling the bottle. The next step is to fill the bottle with the liquid and wax mixture. The bottle is heated to a specific temperature, and the wax is melted and added to the bottle. The liquid solution is then added to the bottle, and the mixture is stirred to ensure an even distribution. Step 3. Adding pigments. If the lamp is intended to have a specific color, pigments are added to the wax mixture before it is added to the bottle. The pigments are carefully measured to ensure the desired shade is achieved. Step 4. Sealing the bottle. Once the mixture has been added to the bottle is sealed with a cap. The cap is screwed on tightly to ensure that the liquid and wax mixture doesn't leak or spill. Step 5. Testing. No see ei olnud tight. Minu meelest ka mitte, ta pani nii õrnalt selle sinna peale. See küll kontrollist läbi ei saa. Before the lamp can be packaged and shipped, it undergoes rigorous testing and quality control measures. The lamp is checked for any defects, such as leaks or bubbles in the wax. It's also checked to ensure that the wax and liquid mixture creates the desired lava flow effect. Step 6. Packaging and shipping. Once the lamp has passed quality control measures, it's packaged and shipped to its... Jaa, okei, mina ei usu seda BS-i, et nad ükshaaval kontrollivad neid lampe. Nagu ain't no way. Lihtsalt tahtsin öelda vahele. Final destination. The lamps are often packaged with foam or bubble wrap to prevent any damage during transportation. The production process of lava lamps requires a lot of precision and attention to detail. Each step must be carefully executed to ensure a high-quality final product. For example, the temperature at which the wax and liquid mixture is added to the bottle must be just right to create the desired flow effect. Additionally, the lamp must be sealed tightly to prevent leaks, which can be dangerous. There are several machines and equipment used in the production process of lava lamps. The heating equipment used to melt the wax and liquid must be carefully calibrated to ensure the right temperature is achieved. The bottles are often filled using specialized equipment that can measure the exact amount of wax. Lava lamp tundub nii mõttetu asi tegelikult. Jah, nagu nii palju, nagu inimene paneb nii palju ressurssi sellise asja alla, kui me saaksime Aafrikas lapsed ära toita. Jah. See on nagu see tüüpiline fakt, aga isegi kui see pole tõsi, siis jaa, see on nagu täiesti nagu ma ei tea, võib-olla äkki kellegi, nagu, ma ei tea, tahad romantikat, sa ikka ei pane laavalampi, sa paned küünlad.
tahad magada rahus, pane töölambi, sa ei pane seda. Ma on tunne, et laavalambid olid populaarsed kuskil nullindatel. Võib-olla, jah. Äkki. Nüüd mul tekkis huvi, millal need üldse välja mõeldi. Siin Googleda. video algus öeldi. Öeldi või? Jah. Ma ei kuulnud. Jah, sul on... Sa vali sõnumees. Mis ta ütles siis? 1960. Vat. Tegelikult jaa, tõsi, 60 värk. Okei, mu fookus kaob ära miski pärast. Lähme edasi. Ja ma arvasin, mul on raske keskendumishäired, brain rot. Ei no ma tahaks nagu veel rohkem teada. Vaata seda. A few moments later. Ühesõnaga, Gordon Ramsay on ju kõigile lemmik tuntud Matador ütleja värgid särgid, et läks siis uurima, kuidas kokaiini tehakse. Okay. Ma ei tea miks, aga ma mäletan, ma olin tatt, kui ma nägin seda. Et ma tahan uuesti näha. Oot. Mis 7 aastat tagasi said? 13. Ma olin 13. Vana sa olid? 30 või? Oh my god, ma üks päev, mu parem käsi lihtsalt kogemata. No wonder. Ma tahaks midagi kurja öelda. We are going even deeper than I could ever imagined. This is more remote than I've ever been. The lab. Finally. Jesus Christ. No wonder you can't fucking find this place. Now I've reached the lab. I'm about to find out just what goes into making this destructive drug. Mis ta eesmärk oli nagu? What? Ma ei tea, kui sa oled nii rikas ja vana juba 50 pluss, siis nagu sa ikka tahad nagu teada, kuidas asjadest käivad proovida või kes. Saad aru, see mustanahaline vend, seal on palju elu sees. To the chopped up coca leaves. Ei ole ka. Miks ma mäletan? Eks ma nagu eeldan nende, et nad on palju elu sees. Almost like finishing a fucking soufflé with fresh icing powder. Wow. 12:24. After Jose finishes mixing in the cement, the next delightful ingredient is added. Sulfuric acid, dissolved in water. My eyes are burning. Huh? My eyes are burning. Lo hace llorosear. When you see the bright white of that finished product, everyone thinks... Kas oled kokaiini teinud? Ei. Ma nagu päriselt ei. Mina ei ole. Ma ei ole midagi teinud. Päriselt ka. Ainult jäägerpommi. Then they boast and show off to their mates. The arrogance of taking it. I just love to bring them here right now and show them the shit that goes on. Suht haiget seda pandi kunagi Coca-Cola sisse. Täiesti This haige. mixture is put into a barrel and doused in gasoline. This is then left to marinate to draw the cocaine from the leaf. It's like something out of fucking Harry Potter. Does he know who Harry Potter is? Harry Potter. No. No. Thank fuck for that. The fumes and the smell coming off that is extraordinary. Muy bueno usted pa'l raspe. Nos rindió harto. He sounds happy. Is he high? Jose needs to separate the cocaine from the gasoline, using the next shocking addition to the mixture, battery acid. 200 centímetros de ácido. Mis see siis on? Vaat tead nüüd autopatareid näiteks on ju. Nende sees on see vedelik, see hästi toksiline. Seda, ta lisab seda. Ta paneb bensiini ja ta paneb seda acid värki patareist. Ebareaalne. Ja siis inimesed teevad seda. Ja siis nad on nagu... Palun ärge tehke seda. You okay? That battery acid has helped separate the cocaine liquid from the gasoline. So basically the density is like all in water. On top. Ma olen ka niimoodi imenud sellest kala akvaariumist vett välja, saad aru? See oli nii... Ma nagu sain meki suhu oma kalaveest, aga nagu... Ma olen bensiini mõtle, kui see autost. vend imeb. Ma olen autost bensiini niimoodi välja tõmmata. Aga said meki kätte või?
Ikka sain. Ega sa ennem ei lase lahti, kui sul see suu täis on. No. See lihtsalt tuleb. Paned sinna. No. Eriti eestsad korda teed. See on nii. Mis ma ütlen? Aga mis maitsega bensiin oli? Nagu sa tead bensiini lõhna, on ju? Mulle nii meeldib see. Jaa, muuda nüüd see maitseks. Ma arvan, et su nagu aju suudaks seda teha. Nagu tegelikult see suudab, see on täpselt sama. Mulle nii meeldib see lõhn, nüüd ma lähen jooma ka seda. Aga bensiini lõhn on ju tõesti hea. On küll, jah. Jaa, on küll. Ma käisin eriti palju, mul onu ja need sõitsid krossi, siis vaata krossi. Ja siis niuke lõhn tuli. Seal tuleb pigem mingi kärsakas. Ma olin küll pilves. Ei. Tuleb küll, ma tean küll. Ma tean. Ei no, ma tean, et sa tead, aga see ei ole kärsakas. No see ei ole siuke bensiinilõhn, mis sa tunned nagu tanklas. No jaa, aga mul tankloom on liiga väng. Niuke tugev, niuke need... mulle meeldib tuleb sulle nii... Liiga palju. Ehk siis sa tahad öelda päriselt, et see oli sama mekiga nagu tanklooma lõhn? Jaa. Nagu, vaata vahepeal sa nagu vaatad rauda. Sa nuusutad rauda. Osadel raudadel nagu on, vaata see lõhn. Aga miks sa vaatad seda? Sa kogemata... Ei, sa võid silmad kinni panna. Pane terve elu nüüd silmad kinni. Ma lihtsalt räägin, näed, võtad metalltüki, lihtsalt võtad metalltüki ja siis sa nagu no see mulle ei meeldi. Ja nuusutad, aga sa saad aru sellest lõhnast. Ja siis sa oled kindlalt ju mingid metalltüki kas või kogemata suhu pand või midagi niukest. Muidugi, jah. Noh, siis seal on metall nagu see, niukene maitse, sa saad aru lihtsalt. Ja, aga nagu sa saad pointist aru, et lõhn ja maitse nagu sa enam-vähem nagu kuidagi inimene paneb kokku selle. Okei. Siis ta võib-olla ei maitse nii hästi see bensiin. Ehk siis lõhnab ka halvasti, kui ta ei maitse. Ei, ta lõhnab hästi. Oota, ma tahaks ikkagi teada, mis siin saab. Top is the gasoline and underneath 10% of that water is the cocaine water. See mind on mad. Sina seda bensiini välja. This hose goes all the way down the bottom there. He's sucking it through. And then he's going to sieve that through the final process. Mira, aquí estoy sacando el agua de apio. See. So that's a clear, pure... Ta ei saa midagi raudselt aru, ta oli cocaine water at the bottom of this barrel. Ma siiski ei saa aru, miks nagu Gordon Ramsay pidi nagu... Kutid. Walking cocaine. Let's get it. Ja nad leidsid mingi venna, kes viis ka kuhugi metsa. Respekt. Tavai, vaatame ühe viimase hea tabava video nüüd. Pane mingi nagu... Pane oma lemmikvideo mulle. Enda lemmikvideo või? Jah. Niimoodi paugust öelda YouTube'ist on see raske, aga... mu lemmikud asjad nagu on need. Ma kohe näitan sulle. Okei. See on nice. Ma vahepeal vaatan. Vaatad ka või? See on hea nagu... Aga ma lähen nii äksi täis või kuidagi... Ei, ma olen nagu... Võiks mina vaata. Ei. No, mul niimoodi ei ole. Tahaks ise ka vaata sinna. Ja siis ma tean, et tegelikult sinna satud, siis on nagu vopsi junn jahe, aga nagu... Noh... Aga ühest ma pole aru saanud kunagi, miks neil need heina need rullid seal on. Okei. Seda vaatame kodus edasi. Kardad või? Ei, ma ju vaatan ka seda. Me võiks järgmise episoodi teha, kus me nagu teeme sellise sarnase ringi. Et nagu me ise nagu oleme seal heinas keskel. Ma ei saa, ma murran ära midagi. Ja see on probleemid. Jah. Aga mis me õppisime täna, Ako? Mina õppisin seda, et ennem kui sa näitad enda arvutist asju teistele, siis kontrolli. Ja samuti õppisin ma, et õhupallitööstluses või seal on siis nagu
päris palju masinaid. Ma eeldasin vähem masinaid, rohkem inimtööd, aga hei. Ma arvasin ka seda. Mis sa õppisid? Tegelikult see tänane episood meenutas mulle, et eksisteerivad sellised asjad nagu laavalämbid. Ma unustasin need vahepeal ära, sest neid enam üldse ei ole. Neid üldse ei kasutata. Ma pole ka näinud. Jyskis vist korra nägin, aga jah. Need on lihtsalt järelmüügis. Ja ma õppisin ühte asja veel täna. Nii. Ma õppisin sind paremini tundma. Ehk siis spektrum. Ehk siis seal ei ole vaja häbeneda. Aga ausalt. Oota, minul häbeneda või sul häbeneda? Sinul. Ma ei häbene! Ma ka, Mul on käed sitaks külmad. Mul on soojad. Tundsid raksu? Jah, tundsin ootama. Ma mõtlesin, ma murran ta käe ära kogemata. Ja nüüd lähme emosse. Okei, äkki sa teed ühe viisaka lõpu ka siia? Aitäh, kallis rahvas, fännid, kõik, kes te tulite meid täna kuulama. Mul tõsiselt hea meel, mul oli väga tore. Saaral oli ka kindlasti, ta kindlasti ei tapa mind peale seda ära, kui kaamerad lähevad lukku või kinni. Aitäh, näeme järgmine kord. Paka!